Alustame sellest, et see ei ole esimene taoline Lääne-Tallinna Keskhaigla projekt. Juba 4. tervisekeskus, mida ehitatakse valmis, ja loomulikult see tähendab, et Tallinnas on üldine suund, et tervishoiusüsteem vajab uuendamist ja antud juhul eelkõige jutt on ruumide ja kvaliteedist, sest kaasaegne tervishoid ei ole mõeldav ilma ka kaasaegset ruumidest lahendust. Räägime sellest, et inimesed muidugi ootavad, et ka meditsiinis asjad arenevad, et linn on suuteline pakkuda kaasaegset kvaliteetset teenust ja seega me näeme, et igas linnaosas selline tervisekeskus peaks tekkima, kus oleksid loodud vajalikud tingimused nii perearstidele kui ka eriarstidele. Ja kui rääkida suuremast tendentsist, siis selline lähenemine peegeldub eelkõige Tallinna Haigla projektis, kus tõepoolest me näeme vajadust sellise globaalse arengu osas selleks, et ka statsionaarne meditsiiniteenus oleks kõrgel tasemel Tallinna linnas ja see on suund, mida me oleme valinud ja suuremad eesmärgid, mille nimel me praegu töötame ja kindlasti see on ka tallinlaste ootus. Täna on Põhja-Tallinna ja eriti see Kopli piirkonna elanike jaoks on üks ülioluline päev, sest Põhja-Tallinna tervisekeskuse nurgakivipanek on lõpuks üks kindel märk, et see, mida inimestel on lubatud, et see nende vana armas Kopli polikliinik, millega oldi harjutud, kus saadi abi ja mis nüüd siis vahepeal oli ära lammutatud ja ütleme, inimene alati nagu kõhkleb, ja seetõttu ütleme, kui mina käisin siin tänaval, inimesed olevad vastu, alati küsisid, et linnaosavanem, ega järsku ei jäeta ehitamata. Nii. Sest mina ikka ütlesin nendele, et olge nüüd rahulikud, et see maa-alune osa võtab rohkem aega, siis läheb ehitus kiiremaks. Ja inimesed ütlevad, me ikka usume, aga me tahaks ikka näha. Ja seetõttu, kui me täna saame väga selgelt öelda, et see vundamendi ja selle keldriosa ehitus on valmis ja me saame nurgakivi panna, siis ja kraana seisab siin juba kindla märgina üleval, et nüüd hakkavad müürid tõusma, siis kindlasti ka inimesed on väga optimistlikud. Nad teavad, et siia tuleb moodne tervisekeskus, nad saavad uuesti tulla oma arstide juurde, need tuttavad rajad kodu lähedal ja mis on Põhja-Tallinnal veel oluline, et need ruumid on suuremad kui eelmised, nad on loomulikult moodsamad, siia tuleb väga uus tehnika, siia tuleb väga ratsionaalne nii elektrisüsteem, veesüsteem ja nii edasi. See tähendab, et ja kõige olulisem, et siin on perspektiiv, et tuleb juurde arste. Ja selge see, et kui tulevad noored arstid, kes on igal pool maailmas õppinud, töötanud väga heades tingimustes, nemad tahavad ka häid tingimusi kohe algusest. Ja selge see, et selline töökoht, kus on sul hea olla, meelitab ka paremaid nooremaid arste. Nii et kui me räägime, et on teatud arstide puudus, siis ma loodan see, et Põhja-Tallinn, kui ta avab selle tervisekeskuse, me lahendame inimeste terviseprobleemid, aga paraku tervis on kõige tähtsam tegelikult inimesele. Siia tuleb üks väga kaasaegne, nii oma sisu poolest kui ka vormi poolest väga kaasaegne tervisekeskus. Ja nagu ma ütlesin oma selles avakõnes, et see on see on ainuke haigla, kes ehitab juba 4. tervisekeskust.
ja tervisekeskuse nimi sai alguse meie esimesest Nõmmele loodud tervisekeskusest. Edasi oli siis Haaberstis, siis järgmine oli meil Mustamäe, avasime selle ja nüüd oli siis ootas siin Kopli Põhja-Tallinnas seda tervisekeskust, inimesed ootasid ja tõepoolest siin need tingimused olid äärmuslikud halvas mõttes. Ja ma usun, et esiteks ta tuleb tunduvalt suurem, ta tuleb kaasaegne ja siia tulevad nii perearstid kui eriarstid. Ja Tallinna Haigla projekt on ju praegu väga, loodame, et see läheb edasi, aga elanikkond on küsinud, aga mis siis saab, kui Lääne-Tallinn ja siis läheb Lasnamäele. Aga tervisekeskused ongi need, kus perearstid jäävad, kus on eriarstid ambulatoorses võrgus ja kõik taastusravi, kõik psühholoogid, kõik on võimalik. Ja peale selle, mis veel väga oluline on, et siin kõrval ju me avasime mõned aastad tagasi ju sotsiaalkeskuse, kus on siis eakad käivad huvitegevuses, siis on lastekeskus on siin, lastepäevakeskus, nii et nad on nagu siin lähedal üksteise kõrval. Nii et ma arvan, et see tuleb väga selle Põhja-Tallinna elanikkonna sõbralik tervisekeskus. Praegu me kogume veel vähemalt 6 perearsti nimistut peab olema ja mul on väga hea meel, et siia doktor Ingerainen, nagu te nägite, kes tuleb sealt Haaberstist, osaliselt laiendab siia noorte arstidega. See on väga progressiivne selle tõttu, et me näeme, et noored arstid ei taha enam nimistuid võtta, aga tema praegu siia teeb nagu väikse filiaali, siia üürib need kabinetid. Et see ongi väga oluline, et perearstid ja sama kõrval on ka siis eriarstid ambulatoorselt. Põhiliselt on ikkagi perearsti teenus, nagu see esmatasandi teenus on, aga pluss on siis tuleb siia siis sisearst, kirurg ja kõik need eriarstid, mis vajavad. Ja muidugi siia tuleb ka apteek, siia tuleb ka ortopeediavahendite müük, nii nagu on teistes tervisekeskustes, eriti Mustamäe on üks väga hea näide, kus on väga kompleksselt mitmed teised niisugused abiteenistused on siin juures. Loodame, et me saame avada järgmise aasta septembris. Vähemalt nii on graafikus. Ja ma olen peaaegu kindel, sest ehitaja on väga tubli.